Tavalise komplektobjektiiviga, mis peegelkaameraga kaasas on, selleks on reeglina siis 18–55 mm objektiiv. Sellega saab pildistada maastikke, saab ka portreid pildistada. Et mõnikord tahaks pildistada hoopis lähikaadreid või selliseid makropilte. Ja me proovimegi nüüd selle komplektobjektiiviga ühe makropildi teha ja vaatame, kas meil see õnnestub või ei õnnestu. Selleks on mul siin kaamera ees siis komplektobjektiiv 18–55 mm. Ja siin turbo peal on mul tammetõru. Ja ma püüangi sellest tammetõrust siis teha pilti nii lähedalt kui võimalik. Rohkem lähemale me ei saa. Nagu näha, me tegelikult päris makroks seda kindlasti nimetada ei saa. See, et tammetõru on meil kenasti pildil, aga suhteliselt väikeselt. Nüüd variant on alati soetada ju makroobjektiiv või veel variante, aga tegelikult on olemas ka selline alternatiiv, nagu seda on nii-öelda suurendusklaas ehk siis makrofilter. See on selline suurendusklaas, mis käib objektiivi ette ehk siis siuke makrolääts. Ja mida ta teeb? Suurendab. Makroläätse kasutamine on lihtne. See keeratakse lihtsalt kaamera objektiivile ette, nii nagu tavalisegi filtreid. Keerame ette ja nüüd hakkame uuesti kadreerima. Esimene asi, mida me kohe näeme, on see, et me tegelikult saame oluliselt lähemale viia selle kaadri, sellepärast et meie lähim teravastamise kaugus muutus. Siis me saame objekti suuremalt kaadrisse ja saame pildi teha. Nagu me pildilt näeme, oleme selle tammetõru nüüd juba oluliselt suuremalt pildile saanud. Et kui me võrdluseks paneme kõrvale eelmise pildi, siis näeme, et see makrolääts on meil tõesti pilti suurendanud ja me oleme saanud selle väikse objekti suuremalt pildile. Selliseid makroläätsi ehk siis mõnikord ka lisaläätsi on tegelikult olemas mitmes erinevas suurendusastmes vastavalt vajadusele. Neid müüakse ka üksikult ja müüakse komplektis. Meil on siin näiteks üks ikka Hoja komplekt, milles on lausa 3 filtrit. Ja mis on kõige toredam selliste komplektide puhul on see, et me tegelikult saame need filtrid omavahel kombineerida. Ehk siis me saame erinevad astmed kokku keerata, saame selle veel sinna keerata ja niiviisi saame veel suurema suurenduse. Sellised makroläätsed on väga hea võimalus teha lähedalt pilte, ilma et peaks palju raha välja käima. Ehk siis nad on soodsad, neid on lihtne kasutada, need on kerge kaasas kanda ja nendeks saab pildistada asju lähemalt, kui meie tavaline objektiiv seda võimaldab.